Head ajakirjanikud, head ülekandevaatajad, alustame Terviseameti pressikonverentsiga, kus täna on teie ees Terviseameti peadirektor Üllar Lanno, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann ja perearstide poolt doktor Karmen Joller. Et nagu ikka räägime epidemioloogilisest olukorrast Eestis ja ka vaktsineerimise teemadest. Ja esimesena annangi sõna Üllar Lannole, palun. Tere päevast ka minu poolt. Nagu te siis teate juba, et 688 uut juhtumit on meil positiivsena täna avalikuks tehtud ja Eesti 14 päeva haigestumus on 100 000 elanikkonna kohta 536. Kui me nüüd võrdleme Eesti riiki sellega, et kus me tegelikult selle kõrge numbriga oleme, siis Euroopa Liidu keskmine on kuskil 250 juures. Ja Rootsi on 400 peal ja Taani, Soome ja Norra on seal alla 100 ning meiega samas suurustasemes on Läti ja Leedu. Kui nüüd mõelda selle peale, millised riigid on saanud selle tõttu võib-olla lihtsamaid elukorraldusi või ka lihtsamaid liikumisvõimalusi, siis kindlasti on Eesti riigi üks eesmärk jõuda sellest maagilisest 500 piirist allapoole. Samal ajal, kui me vaatame seireuuringut, mis on tehtud üle Eesti, siis seireuuring näitab, et viimases laines umbes 2% isikuid on need, kes on nakkust kandvad ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et teil on võimalik kohata nakkusohtlikku inimest igal 17 juhul. Ja neid kokku on kuskil 18 000 tükki, siis keda arvatakse, et kes võiksid olla nakkust edasi andvad. Nädala jooksul on nakkus juurdekasv olnud küll 0,8 või 0,9% ja kui mõelda seda, et see tase on endiselt kõrge, siis rõõmsaks teeb juba ainuüksi see, kui mõni piirkond näitab stabiilsuse märke ja täna võib öelda seda, et Ida-Virumaa ja Harjumaa on tegelikult ikkagi olnud ühetaoliselt samal tasemel, et seal olulist juurdekasvu pole olnud. Läänemaa on olnud kerges juurdekasvus ja Lõuna-Eesti väga tugevas juurdekasvus, et kui vaadata nüüd maakondade kaupa, siis Jõgevamaa, Raplamaa ja Võrumaa ja ka viimasel ajal on nüüd ka Saaremaal näha olnud sellist olulist kasvu, et langustrendis on olnud Hiiumaa ja Valgamaa. Siis kokkuvõttes võib öelda, et üle Eesti on meil ikkagi ulatuslik levik ja suur haigestumine, intensiivsus on väga kõrge ning selles mõttes isiklik panus kõigil inimestel oma enda vastutustundliku käitumisega on endiselt sama suur, nagu ta oli meil aasta lõpus, kus nakatumine oli väga kõrge, sest nakkusahelad katkestada kõige lihtsam on ikkagi sellel tasemel, kus iga inimene võtab ise vastu otsused ja saab aru selleks, et need reeglid, mida on nagu ka ette antud, et need on kõikide tema enda ja meie kaitsmiseks. Kui vaadata seda, et nakatunute arvu vanusegruppides, siis kuidas muutus on toimunud pärast seda, kui koolid lahti tehti, siis kõige suuremad juurdekasvud on olnud vanusegruppides 30–39 aastat ja 50–59 aastat. Et see on iseenesest väga loogiline, et lapsed tihedama läbikäimise või aktiivsema eluviisiga viisid siis trendi selleni, et nakatuvad nende vanemad ja sealt edasi järgmised grupid. Et halb on iseenesest selle asja juures see, et järgmisena tulevad jälle vanavanemad ja need nõrgema või siis suurema haigusriskiga vanusegrupid ja sealt juurdekasv tekitab omakorda jälle muresid haiglasüsteemile. Et kui me vaatame seda, kust siis kuni 19-aastased isikud enam nakkust said, siis see oli kodu ja kool ning võib öelda, et kuni 20% oli siis koolis toimuvad tegevused. Kui vaadata tööealisi isikuid 20 ja 69 aasta vanustest, siis nende puhul 34% on see osakaal, kes ei oska öelda, kust ta selle nakkuse sai. 31% on selle saanud kodustes tingimustes ja ligi viiendik töö juurest.
kui jälle vaadata vanemaealisi 70+ gruppi, siis et nende nakatumisel on 33% on olnud hooldekodudest, ühel kolmandikul juhtumil nad ei tea, kus nad selle nakkuse on saanud ja ülejäänud ligi kolmandik on kodustest tingimustest saadud. Et muu nakatumispaigana on meil lisandunud selline grupp, kus on siis kas sõpruskond või siis elukohas olevad, lähiümbruses olevad inimesed, naabrid, kas siis varjupaigas elavad või asenduskodus elavad või lastekodus elavad, erinevad huvitegevused ja sporditegevused, kus on kasv olnud 4% 6%. Ja kui haridusasutused üldse kõik kokku vaadata, siis täna on 151 kooli saadetud kas täielikule või osalisele kaugõppele. Välismaalt tulnute osas väga suurt muutust ei ole muud olnud, see nakkuse osakaal on kuskil 2%, aga kui vaadata riike, mis siis on esmajärjekorras Soome, Venemaa ja siis tulevad huvitavamad riigid nagu Araabia Ühendemiraadid, Mehhiko, Nigeeria ja Tansaania ja Taani, Ukraina ja Läti, siis tõenäoliselt on seotud see ka sellega, et ülikoolid läksid lahti ja teatud välisüliõpilased tulid tagasi Eestisse. Nakkus on täna sees meil 12 hoolekandeasutuses, kus on siis 166 nakatunud klienti ja 39 töötajat. Ja see iseenesest võib-olla teeb rõõmu, et see nakatumine ei ole seal juurdekasvu toonud, vaid pigem on mõned kolded ära paranenud. Aga endiselt saab öelda seda, et need kolded, mis sinna sisse tekivad, need on tavaliselt sinna sisse toodud erinevate teenuste kaudu. Töötajad, mõned, kes on ka tulnud tööle, ütleme siis ise haigust mitte tuvastamata endal, on seda terve hooldekodu raames saanud laiali viia ja sealt see on levima läinud. Siis haiglasse saabunud inimeste keskmine vanus on 70,4 aastat ja nendest 14% olid pärit siis hoolekandeasutusest. Kui vaadata haiglanumbreid üldse tervikuna, siis tase on seal püsinud 400 patsiendi tasemel ja võib öelda, et see on iseenesest isegi rõõmu tekitav, et ei ole olnud haiglate ülekuumenemist või siis ka lisakoormuse tekkimist ja selles mõttes ei ole seal ka toimehäireid esinenud. Väga tublid haiglad vahetavad oma patsiente ka ringi selleks, et vabastada plaanilise töö jaoks olevaid tegevusi. Suremuse koha pealt võib öelda, et see 42 juhtu, mis nüüd eelmise nädala koondnumbrina tuli, siis need numbrid on mõnevõrra olnud väiksemad ja loomulikult ei ole nüüd kellegile rõõmuks selline, et inimesi ikkagi meie hulgast lahkub. Aga kui vaadata nüüd keskmist vanust, mis on ligi 82 aastat, siis võib öelda, et see ongi see kõige hapram ja nõrgem grupp, kes sealt selle löögi alla on sattunud. Üldsuremuse osas võib öelda, et Eesti ei ole esirinnas, et liigsuremus on väga selgelt täheldatud Inglismaal, Portugalis ja juba ka tõuseb väga suurel määral Hispaanias. Et selles mõttes me saame täna sellele riskigrupile appi minna ka kas siis vaktsineerimise või siis eritähelepanu pühendamisega. Mina saab öelda, kus need nakkused võib-olla on suuremat tähelepanu vajaksid ka erinevatelt osalistelt või siis tegevustelt ja harrastustelt. On märgatud, et laulukoorides ja grupitrennides on suurema nakatumise ja nakkuse levikuga riskid, et nendest tuleks kindlasti olla oluliselt ettevaatlikum. Ja kui inimene saab teada, et ta on lähikontaktne, siis oleks vaja koheselt ikkagi suunduda koju, mitte võtta seda eesmärki, et ma teen 1, 2, 3 asja veel selle päeva jooksul ära, sest see teave, mis tuleb kas siis Terviseameti poolt või veel parem selle nakkuse positiivse juhu teada saanud isiku enda poolt, et ta hoolib nende inimeste tervise eest, kes on temaga kontaktis olnud, et ta annab neile märku ja inimesed saavad kohe koju minna. Ja isegi kui inimene on nakatunud ja tal ei ole sümptomeid, siis tuleks meeles pidada seda, et inimene on endiselt nakkusohtlik ja tuleks püsida kodus, mitte minna siis avalikku ruumi liikuma. Ehk kokkuvõtvalt võime siis öelda, et haigestumise intensiivsus on meil endiselt väga kõrge ja viiruse levik on ulatuslik ja signaal reovees näitab täna seda,
et see on meil kõrge Ida-Virumaal, Tartumaal ja Pärnumaal ning see tugevnes nüüd viimase nädalaga Narvas, Viljandimaal ja Valgamaal ja Tallinnas. Ehk natukene ees käib see reoveesignaal sellest, mis on reaalselt testide kaudu nähtavaks tulevate inimeste positiivsete osakaal. Nii et selles mõttes ei ole oht kuskile kadunud, oht on endiselt olemas. Ning olukord on endiselt habras. Ja enne kui ma päris lõpetan, siis 2 teavet veel, et tänu sellele, et valitsuse korraldus nüüd muutis isolatsiooniaega lühemaks, siis ei tasu ehmatada, kui üldjälgitavate number selle tõttu läheb väiksemaks, sest see tuleneb otseselt sellest, et 14 päevast muutub periood 10-seks, et sellest me anname eraldi veel oma pressiteadetes teada. Siis alates homsest on olemas teil ka meie majas uus kolleeg, tema nimi on Imre Kaas, tuleb meile Kanal 2 kommunikatsioonijuhiks, nii et tema kaudu saab edasi suhelda. Ja lõpetan ma sellega, et meil on täna näha teatud riikide pealt, et kus vaktsineerimine on kulgenud kiiremini kui teistes piirkondades, nagu näiteks Iisrael, et selles riigis raskelt haigestumine on olnud langustrendis ja see on kindlasti lootustandev märk, aga ma arvan, et ministril on siit edasi rääkida veel väga palju sellest, mis vaktsineerimine edasi toob. Aitäh! Suur tänu, Üllar Lanno, ja järgmisena ongi siis sõna tervise- ja tööminister Tanel Kiigel. Palun. Ja tervist ka minu poolt ja aitäh kõigile tulemast. Olukord on tõesti selline, nagu Terviseameti juht kirjeldas. Ehk võib öelda, et ei ole läinud nädalaga oluliselt paremaks pilt, ei ole läinud ka oluliselt halvemaks. Ehk oleme sellises stabiliseerunud pildi peal olnud tegelikult juba suurusjärgus siin võib öelda 5 nädalat. Vahepeal väiksemate tõusude mõõnadega, mis juba ka tulenevad siin kas pühade perioodist või sellisest inimeste testimisaktiivsusest. Sisuliselt on see olukord võib-olla ühes vaates rahuldav, ehk me ei näe edasist tõusutrendi, aga teises mõttes loomulikult ta meid ei rahulda, sest see stabiliseerumine on toimunud väga kõrgel tasemel. Ehk nagu Terviseameti juht ka viitas, siis võrreldes Euroopa riikidega täna Eesti näite tegelikult ületab oluliselt juba keskmist, kuna teised riigid on käinud oluliselt kõrgemal ära ja karmide piirangutega selle viiruse alla toonud. Eesti on olnud väga avatud riik, Eesti on olnud väga paljuski inimeste vastutustundlikule käitumise tuginev riik ja nüüd loomulikult ootame ja loodame, et see poliitika ja see lähenemine annab ka võimaluse see nakkuse tase siiski viia oluliselt madalamaks. Ehk see suurusjärgus 500-550 100 000 elaniku kohta 2 nädala jooksul nakatunud kindlasti meid ei rahulda, 400 haiglaravi vajavat inimest iga hetk, samuti mitte, ehk päevas 40-50 uut patsienti, igapäevased surmajuhtumid, et see pole kindlasti see stabiliseerumine, mida me näha soovime. Ehk kindlasti tuleb jätkuvalt kinni pidada kõigist piirangutest, reeglitest, juhistest, on ta siis haigena koju jäämine, testima minek, on ta siis siseruumides ettevaatlikult toimetamine, võimalusel kaugtöö tegemine, loomulikult maski kandmine, distantsi hoidmine, loomulikult ka pereliikmete sõpradega eeskätt telefonitsi, videodel suhtlemine, vajadusel rõõmsalt välja jalutaminek. Õues on praegu, ütleme nii, et ma arvan, üks viimase 10 aastaga ilusam talveilm, ehk kindlasti tasub seda kasutada lähedaste sõpradega suhtlemiseks, miks mitte ka töökoosolekut tehes, ehk et kui on vaja kellegi nõu pidada, arutada, siis teha seda väikse jalutuskäigu vormis värskes õhus, kus on nakatuse risk oluliselt väiksem ja üleüldine mõju enda tervisele ka parem. Ja tõsi on see, et järk-järgult oleme vaktsineerimisplaaniga edasi liikumas, ehk mõnes mõttes rõhutaksin seda, et need 2 asja ei ole üksteist asendavad, et üksteist täiendavad, ehk piirangutest kinnipidamise vajadus ei kao ära nädalaga või kuuga, vaid see eeldab siiski nakatuse taseme üleüldist olulist langust võrreldes praegusega. Vaktsineerimise peamine eesmärk on toetada kõige nõrgemaid inimesi, kõige nõrgemat osa elanikkonnast, kellel on suurem risk haigestuda, tõsiselt raskelt haigestuda, haiglaravi vajada ja ka sellesse haigusse surra. Ja see on ka põhjus, miks me oleme väga selgelt alustanud just nimelt tervishoiuasutustest, hoolekandeasutustest, järk-järgult liikunud edasi, miks on praegu nüüd alustatud ka 80+ vanuses inimeste kutsumist esimestesse perearstikeskustesse 3 maakonnas ja järk-järgult laiendatakse siis seda 70 ja enam inimestele ning erinevatele diagnoosidega patsientidele, et just nimelt nende tervist ja nende elu läbi vaktsineerimise võimalikult kindlalt kaitsta. Sellest nädalast on tõesti Eestis käivitunud riskirühmade kutsumine, palju küsimusi on nüüd tekitanud see, mis saab edasi
nii-öelda ütleme siis eesliinitöötajatega, mis saab edasi ülejäänud sihtrühmadega. Ma ütlen ausalt, et omajagu infot ja vastuseid saame anda teile nädala teises pooles, kui on vahepeal kogunenud immunoprofülaktika ekspertkomisjon, kes on saanud siis analüüsida värskelt müügiüle saanud AstraZeneca vaktsiini, selle kasutamisvõimalusi, kasutusotstarvet. Hetkel ka paluti eraldi Rahvusringhäälingu poolt vastata sellele küsimusele, et mis saab olema Eesti siis see poliitika, et mis vanuseni AstraZeneca vaktsiin on näidustatud, mis vanusest mitte. Seda vastust täna ministrina anda ei saa. See vastus peavad andma eksperdid, ehk et immunoprofülaktika ekspertkomisjon teeb omapoolse ettepaneku, arutame ja loomulikult nädala jooksul anname siis täpselt teada, et mis saab olema Eesti lähenemine AstraZeneca vaktsiini kasutamisel. Et juhul, kui me seame ka sinna mingi vanuses ülempiiri, siis automaatselt tähendab seda, et meil tekib, võib öelda siis 2 paralleelset vaktsiini järjekorda. Üks on siis 70+ inimesed ja teatud haigustega inimesed, kelle puhul on eeskätt näidustatud Pfizer-BioNTechi ja Moderna vaktsiin ja lähiajal võib-olla veel, kui uusi vaktsiine peaks turule tulema. Ning teine nii-öelda järjekord, mis oleks siis AstraZeneca vaktsiini puhul, kui me lähme sama teed, nagu näinud näiteks Rootsi, Saksamaa ja veel mitmed riigid, kes siis tõesti teatud vanusest ülespoole seda vaktsiini ei kasuta, kuna ei ole piisavalt vajalikke uuringuid ja piisavalt kindlust, et ta tagab just nimelt kõige nõrgemale elanikkonnale vajaliku efektiivsusega kaitse. Et need vastused saame anda teile nädala peale ja kindlasti on see igal juhul oluline edasiminek vaktsineerimise vaates, kuna AstraZeneca on lubanud veebruarikuu jooksul tuua Eestisse 75 000 vaktsiinidoosi. Koos Pfizer ja Moderna tarnetega tähendab see, et veebruarikuus peaks olema Eestisse jõudmas umbes 3 korda rohkem vaktsiini kui jaanuaris. Et igal juhul on see arvestada tõusutrend ja igal juhul annab see võimaluse laiendada neid sihtrühmi, keda vaktsineerima kutsutakse. Täpsemalt annab ülevaate praegusest vaktsineerimise tempost ka Haigekassa, nagu võin nii-öelda vihje korras ära öelda, et tõepoolest terviseasutustega on tehtud see ring juba mõni aeg tagasi põhjaosas peale, praegu järjest enam keskendume hooldekodudele, kus samuti üle poole selle võimaluse saanud. Järk-järgult kutsutakse ka teisi tervisevaldkonna töötajaid väljaspoolt nii-öelda võib-olla siis haiglate ringi ja perearsti tasandi ringi vaktsineerima, ehk liigume selles vaates ette pandud võib-olla siis ajakavas ja selles vaates ka hierarhias, ehk järk-järgult laiendame siis just nimelt seda ringi inimestest, kes on saanud võimaluse ennast selle haigusest kaitsta. COVID-19 vaktsiinide puhul arutas ka eile valitsus edasisi samme, edasisi otsuseid. Otsustasime ühineda 2 vaktsiinitootja täiendava lepinguga, mida Euroopa Liidu ühishanke raames meil pakuti. Üks neist on siis Novavax ja teine on Valneva vaktsiin. Novavaxi puhul on parimal juhul oodata tarneid juba teises kvartalis. Ta on ka meediast läbi kõlanud suhteliselt kõrge efektiivsusega vaktsiin, loomulikult täpsed numbrid näitajad saame siis, kui enda vastavad hinnangud läbinud. Sealt on Eestil oodata ligi 300 000 vaktsiinidoosi, 146 542 inimesele, kui nüüd väga täpne olla, ja Valneva puhul me räägime 88 000 doosist 44 000 inimesele. Valneva tuleb mõnevõrra hiljem ja tema puhul on siis pluss vähemalt esialgse info kohaselt, et ta võib olla soovitatud, näidustatud mõnedele sellistele sihtrühmadele, kelle teised vaktsiinid ei pruugi sobida. Ja lisaks sellele otsustas valitsus soetada veel Pfizer-BioNTechi lisalepingus täiendavat vaktsiine suurusjärgus 100 000 doosi, mis võimaldab veel siis sellise teatava puhvri loomist aasta lõpus, kui need vaktsiinid ei tule praegu, juhul kui meil tekib vajadus näiteks tervisesektorit, hoolekandesektorit korduv vaktsineerida, et on oluline, et meil oleks teatud baas ka tagatud. Ja me hakka kõiki numbreid ühekaupa lugema, need on kevad palju, aga olgu siis öeldud, et Eesti on võimalik Euroopa Liidu ühishanke raames kokku 8 erineva vaktsiinitoote lepingu ühineda. Me on ametlikult ühinenud 5-ga ja nüüd 2 puhul andnud selle selge otsuse toetuse valitsuse poolt. Ehk ühinenud oleme Pfizer-BioNTechi, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica, NV ja CureVaciga ning nüüd on ka Novavax ja Valneva puhul uue valitsuse värske mandaat, et nendega samuti edasi minna ja mõnevõrra hiljem tuleb otsustada, mida me teeme Sanofiga. Ja kui me kõigi nende lepingutega ühineme ja vastavalt siis hetkel kokkulepitud mahus vaktsiinid ei taotleme koos ka nende lisalepingutega, siis me saame vaktsiinidoose enam kui 4,5 miljonit. Et loomulikult Eestis nii palju elanikke ei ole, olen sellest teadik. Üldiselt iga vaktsiini puhul arvestame 2 doosiga inimese kohta, Jansseni puhul võib-olla on siin teatud erisusi ja küllalt selline suur ülekatte on just vajalik selleks, et kui mõni vaktsiinitoote ei saa müügiloani või tekivad tarneraskused, mida me oleme näinud
kahjuks mitme vaktsiinitootja puhul, et meil oleks vajalik kindlustunne, et elanikele vaktsiinid jõuavad ja loomulikult võib olla vajadus, et näiteks järgmisel nii-öelda koroonaviiruse hooajal, mida kõik loodame, et ei tule, aga peame valmistuma selleks, et tuleb, oleks meil võimekus ja vajadusel valmisolek inimesi ka korduv vaktsineerida, ehk näiteks nii-öelda teise ringi jagu vaktsiinidoose vähemasti riskirühmadele ja just nimelt nendele inimestele, kelle puhul see COVID-19 on kõrgemat riskiga, oleks siis Terviseameti laos kenasti ka aasta lõpus olemas. Hetkel me selles graafikus liigume, et tarneraskused ja tootmisraskused ei ole mitte ainult, ma arvan, Eesti elanike jaoks frustreerivad, need on väga frustreerivad ka tervise- ja tööministri jaoks, Sotsiaalministeeriumi jaoks, kõigi, ma arvan, minu valdkonna asutuste, tervisevaldkonna asutuste jaoks, et loomulikult meie soov oleks liikuda edasi kiiremas tempos, meieni on jõudnud oluliselt vähem vaktsiine, nii nagu Euroopa Liidus tervikuna, kui algsed kavad ette nägid, sest hoolimata on üle 30 000 inimesi saanud võimalus ennast vaktsineerida, neist siis üle 10 000 kahe vaktsiinidoosiga, ehk põhiosa veel ootab teist vaktsiinidoosi ja igal juhul need numbrid, nagu enne viitasin, siis veebruarikuu jooksul tõusevad kordades ja vähemasti kevadel on hetkeseisuga alust arvata erinevate tootjate poolt antud lubaduste põhjal, et selline tõsisem defitsiit siiski asendub piisava pakkumisega ja annab meile ka võimaluse täita seda eesmärk, mille seadis eelmine valitsus, kinnitas üle praegune valitsus, et alates maikuust oleks tõesti kõigile Eesti elanikele see võimalus ennast COVID-19 vastu vaktsineerida tagatud ja selles graafikus me liigume, hoolimata sellistest ajutistest tõusudest ja mõõnadest ja võib öelda ka tootjate poolsetest muutuvatest sõnumitest, kord siis vaktsiinitarnete tõusust ja siis kohe kiiret langusest. On vihje korras öeldud, et viimane neist tuli veel täna, kui AstraZeneca ütles, et 5. veebruaril pannakse Eesti poole küll vaktsiinikogus teele, aga seal vist ei ole mitte 14 000 doosi, vaid on 7200 ja jõuab ta siis nädala lõpus, uue nädala alguses. Aga hea uudis on see, et vähemalt veebruarikuu tervikkogus jäi 75 000 peale, lihtsalt algselt 3 jaost tulema pidanud vaktsiin tuleb ilmselt 4 jaos ja kokkuvõttes kehtib siin selline eestlaslik võib-olla tarkus, et tuleb uskuda siis, kui näed, ehk et siis, kui Terviseameti lattus vaktsiin on jõudnud ja viaalid on üle loetud, siis saame täpselt öelda, kui palju meil seda vaktsiini on konkreetse nädalal võimalik teha. Et see on, ma arvan, paratamatu praegus olukorras, kus kogu selle üle 11 kuu jooksul on olnud sellist muutlikkust, on olnud ettearvamatust ja see on mõnes mõttes muutunud uueks normaalsuseks, millega me oma igapäevatöös arvestama. Aga nüüd ma annan edasi sõna Haigekassale ja hiljem ka perearstide juhatuse liikmele, kes räägivad täpsemalt siis igapäevasest vaktsineerimise protsessist. Aitäh! Suur tänu, Tanel Kiik, ja nüüd ongi siis sõna Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhatajal Külli Friedemannil, palun. Aitäh, et teed siis väikese ülevaate sellest, et kuidas vaktsineerimise igapäevaeluga praegu läheb, et sel nädalal jätkub siis hooldekodude elanike ja töötajate vaktsineerime, hambaraviasutuste, ambulatoorse eriarstiabi osutajate vaktsineerimine, alustatakse selle nädala lõpus apteekrite vaktsineerimisega ja loomulikult tagatakse teine vaktsiinidoos kõigile nendele, kes on jõudnud sellesse etappi. Hooldekodudes 192 on esimese doosiga praeguseks vaktsineeritud 126 hooldekodu ja erihooldekodudest ja kogukonnateenustel kokku 28 asutust on siis tegevuse esimese ringi vaktsineerimise läbi viinud. Ja oleme siis alustanud 2 piloodiga esmatasandil, üks on Linnamõisa piloot, mis ilusti liigub heas graafikus, seal on 16. veebruariks 600 inimest esimese doosiga vaktsineeritud, sealne tagasiside on väga hea, oleme alustanud Medicumist sellel nädalal ja Medicumiga saame täpsemad andmed siis selle nädala lõpus, et kui palju siis õnnestus esimese nädalaga Lasnamäe Medicumi perearstikeskus vaktsineerida ja samuti sellel nädalal oleme alustanud esimeste maakondadega, see on Harjumaa, Pärnumaa ja Ida-Virumaa vaktsineerimiskeskused, kus siis viidi läbi ka perearstide ja pereõdede enda vaktsineerimine, kuhu nad said pöörduda. Ja sealt me siis näeme seda, et esimesed tulemused, esimesed keskused on alustatud, Karmen Joller oli eile ka Aktuaalses Kaameras, nagu näha. Ja sellel nädalal me saime esmatasandil anda siis 4000 doosi ja praegu see tempo tähendas seda, et iga nimistu kohta me saime anda siis antud keskustes 36 doosi ja sellise rütmiga saavadki siis perearstid kutsuda inimesi vaktsineerimisele. Järk-järgult soovime siis jätkata teistes Eesti piirkondades.
ja selles rütmis me oleme siis sõltuvad sellest tarnevõimalustest ja järgmises etapis me saame jagada 7000 doosi, seda on seda, et järgmisest nädalast me saame katta ära kogu Pärnumaa, kogu Ida-Virumaa ja osaliselt Harjumaa. Et täpselt nii palju, kui doose jätkub ja see samm on jälle 36 doosi ühe nimistu kohta. See tähendab seda, et kui on perearstikeskuses rohkem nimistuid, siis kui näiteks 4 nimistuga perearstikeskus, siis ta saab 4 korda 36 doosi. Ja me saame siis järgmisest nädalast laiendada selliselt, et 89 praksist nimetatud maakondades kokku 194 nimistuga lisanduvad selles vanemas vanuserühmas, mis on hästi, hästi oluline. Ja sellise malelaua meetodil me peame kahjuks praegu tegelema ja siis me saame nii-öelda järk-järgult võimalikult laia riskirühma vaktsineerida ära. Ja prioriteedid on siis järgmised maakonnad, kus siis on viiruse levik on kõrgem, et siis vastavalt tarnetele saame sinna ka laiendada. Et praegu on minu poolt kõik. Suur tänu, Külli Friedemann, ja nüüd on siis sõna Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikmel Dr. Karmen Jolleril. Palun. Tere! Meie perearstikeskus, nagu öeldud, alustas ka eakate vaktsineerimisega eile. Ja kuna meil on 3 nimistut, siis meie saime võimaluse tellida endale 36 doosi korda 3 ehk 108 doosi. Ja kuna meil oli enne juba olime me natuke arutlenud, kuidas see korraldus peaks toimuma, siis meil läks töö tegelikult üsna lihtsalt. Suutsime kiiresti ennast mobiliseerida, kutsuda inimesed vastuvõtule ja ma pean ütlema, et vähemalt minu nimistus enamik eakaid ka väga soovisid, nad olid väga rõõmsad selle üle ja üks eakas ütles lausa, et see on tema täna saab 90, ütles, et see on tema elu kõige parem sünnipäeva kingitus. Ja meie perearstikeskus on olnud väga tegus, me käisime abis ka Morna linna perearstikeskuses, kus muuhulgas vaktsineerisime ära ka Alma ja Laine. Nii et jälgige televisiooni. Aga kui nüüd rääkida siis vaktsineerimist endast, siis kõik, kes on riskirühmas, kõikide kohta on ülevaade perearstidele juba olemas päris tükk aega. Ja me oleme tõstnud natuke oma nimistutes ka neid riskirühmi niimoodi ümber, et inimesed, kes päriselt on väga haiged, nad saaksid selle siis varem, kuna me oma patsiente tunneme, siis me saame seda teha. Ja kes siis võib-olla ei ole nii haiged, need paneme tahapoole. Aga kui me räägime praegusest esimesest prioriteedist, milleks on 80 ja vanemad inimesed, siis nemad loomulikult saavad kõik esimeses järjekorras vaktsineeritud. Ja ma mainisin haigeid inimesi, et tegelikult vaktsiin ongi väga näidustatud nendele, kellel on erinevad kroonilised haigused. Mida raskem haigus, seda näidustatum vaktsiin. Ja see on sellepärast, et COVID on selline paha haigus, mis muudab kõik kroonilised haigused veel halvemaks. No kas just kõik, aga väga mitmed. Et ühesõnaga, kui teil on palju kroonilisi haigusi, siis ärge peljake tulla vaktsineerima ja kui teid kutsutakse, siis ärge öelge ei. Sellepärast, et me perearstikeskustes väga hoolega vaatame läbi teie ravilood, me teame ja tunneme teid ja kindlasti, kui me kutsume, siis see tähendab, et arst on isiklikult veendunud, et see vaktsiin teile just sobib. Ja ise helistama ei pea, me ise võtame inimestega ühendust ja vajadusel, vähemalt mina võtsin ka lähedastega ühendust, et aidata siis inimestel kohale jõuda ja võib-olla ka sellel infol kohale jõuda. Kõik eakad ei suuda ka telefoniga veel rääkida, et lihtsalt kuulmine on võib-olla kehv. Ja hästi oluline on siis see, et kohale tuldaks õigeks ajaks. Eesti inimese jaoks tähendab see tavaliselt, et tuleb tulla 20 minutit varem. Ma väga palun, et tuldaks võimalikult õigeks ajaks, ka mitte väga vara. Ja mõte on siis selles, et kui meie perearstikeskustes koguneb väga palju inimesi, siis me ei suuda enam võib-olla jälgida neid 2+2 reeglit. Ja seepärast, kui on vaja loomulikult, või kui inimene näiteks riietab aeglasemalt lahti, või on kõndimise probleemid, loomulikult võib tulla veidi varem, aga kes vähegi saab, tulge täpselt õigeks ajaks. Kutsume õigel ajal teid sisse, vaktsiin tehakse õlavarde,
pange endale selga sellised riided, et mugav oleks õlavõrd lahti teha. Siis muidugi me räägime inimesega, me räägime kõrvaltoimetest, mida esineb eakatel tegelikult vähe. On leitud uuringutes, et kõrvaltoimeid on palju rohkem kuni 55-aastastel inimestel ja kõrvaltoimeid võib olla rohkem pärast teist süsti. On ka teada, et need kõrvaltoimed on kerged. Nad võivad inimese jaoks tegelikult olla siiski väga ebameeldivad, arsti jaoks me nimetame neid kergeks, aga kui on valavik ja kõik kohad valutavad, siis inimese jaoks see loomulikult ei ole lihtne. Samas on see ise mööduv ja samas võib võtta alati ka ravimit. Võib võtta näiteks paratsetamooli, ibuprofeeni, võib panna külma kompressi valutava koha peale. Aga eakatel üldiselt neid kõrvaltoimeid praktiliselt ei tule ja meie perearstikeskusesse täna ei tulnud ka ühtegi murelikku kõnet üheltki inimeselt, kes eile said vaktsiinisüsti. Ja on hea teada ka seda, et need kõrvaltoimed mööduvad üsna kiiresti, tavaliselt esimese ööpäeva jooksul. Ja millegipärast räägitakse vaktsiinidega seoses alati kõrvaltoimetest. Samas kui palju olulisem on see, miks me seda vaktsiini teeme, on ikkagi see, et ta kaitseb. Eesti keeles vaktsiin on ju kaitsesüst. See on kaitsesüst, vanasti öeldi ka kaitsepookimine. Haigus, mille vastu me inimesi vaktsineerime, on ise kordades hullem kui isegi need rasked kõrvaltoimed. Et see on nii ettearvamatu, mõnel inimesel ta kulgeb ilma sümptomiteta ja teisel inimese, isegi kui ta riskifaktoreid ei ole, võib ta viia intensiivravisse ja võib-olla isegi ta ei tulegi sealt välja. Et sellepärast me teame, et vaktsiin on kõige turvalisem, kõige ohutum lahendus ja see vaktsiin, mis on hetkel kasutusel ja ka need, mis tulevad, on väga hoolega ekspertide poolt hinnatud, teadusuuringud on läbi vaadatud, ohutuses ja efektiivsuses ollakse täiesti kindlad, ebakvaliteetseid vaktsiine Eestis ja Euroopas turule ei lasta. Et see on meil seadustega reguleeritud ja lisaks on ka meie eksperdid on väga, väga kriitilised ja väga tähelepanelikud. Nüüd, kui vaktsiinisüst on tehtud, siis inimene peab istuma 15 minutit veel perearstikeskuses. Mask peaks ikkagi ees olema perearstikeskuses, vaktsineerimine meid maski kandmisest ei vabasta, küll aga vaktsineeritud inimene ei pea enam jääma eneseisolatsiooni, kui tal on tekkinud kontakt mõne haige inimesega. Et see on siis selline minu meelest väga positiivne osa sellest vaktsineerimisest. Ja mille üle eilsed eakad väga ka rõõmustasid oli see, et nüüd ma saan palju vabamalt suhelda oma lähedaste ja oma kallite inimestega. Ja see ei ole üldse mitte väheoluline aspekt. Me peame arvestama sellega, et haigestumus on endiselt kõrge. Endiselt tuleb olla ettevaatlik nii vaktsineeritutel kui ka neil, keda ei ole vaktsineeritud. Aga kui me mõtleme sellele, mismoodi Iisraeli riik võttis ja järjest vaktsineeris väga suure hulga inimesi, siis juba üsna varakult, üsna suhteliselt vähese vaktsineeritute hulga pealt hakkas tekkima oluline langus haigestumuses, hakkas tekkima oluline langus eriti raskes haigestumuses ja surmade hulgas. Ja uuriti ka just eakamaid inimesi, vaid eraldi populatsioonina valimisse seal uuringus ja leiti, et vaid üksikud eakad haigestusid, kes olid vaktsineeritud ja kui nad haigestusid, siis see haigus kulges neil väga kergelt. Et neid oli tõesti kas 0,03% või isegi veel vähem. Et see vaktsiin on turvaline, see vaktsiin kaitseb ja tegelikult see on tohutult hea uudis, et on selline võimalus, et meil on vaktsiin, me ise isiklikult ei maksa selle eest midagi ja et meil on kõigil võimalus see saada. Ja mina väga loodan, et väga kiiresti saavad eakad vaktsineeritud ja siis juba ka järgmised riskirühmad ja kõik tavainimesed ja kõik, kes seda tahavad ja vajavad. Suur tänu, doktor Karmen Joller. Ja enne kui me liigume küsimuste juurde saalist, ma võtaksin ühe küsimuse, mis on küsitud meditsiiniuudiste poolt ja nemad on selle saatnud meilitsi. Ja küsimus puudutab ravikindlustuseta inimeste vaktsineerimist ja on siis suunatud Haigekassale. Kuidas ravikindlustuseta inimesteni jõuavad COVID-19 vastased vaktsiinid? Paljudel ravikindlustuseta inimestel on oma perearst siiski olemas. Kas nemad siis peaksid oma perearsti poole pöörduma ja saavad seal vaktsiini kätte? Kas nendele on ka vaktsineerimine tasuta?
Kui on aga selline inimene, kellel kindlustust pole ja ka perearsti mitte, kuhu nemad siis võiks pöörduda koroonavaktsiini saamiseks ja vaktsineerimise nii-öelda järjekord kehtib ravikindlustusest sõltumata, eks? Et ikkagi nii, et kõigepealt 80-aastased ja sealt siis edasi nagu kava ette näeb praegu. Selline küsimus. Jah, aitäh, et ravikindlustamata isikud on kõik oodatud samamoodi vaktsineerimisele COVID-19 vastu nagu kõik teised inimesed ja vastavalt sellele, millises grupis parasjagu ollakse, siis tuleb pöörduda oma perearsti juurde, juhul kui perearst on olemas. Nüüd, kui on selline situatsioon, et ei ole perearsti mingil põhjusel inimesel, kuigi igal Eesti inimesel peaks olema perearst, kui ei ole, siis tuleb pöörduda kas lähima perearsti keskuse poole või tervisekeskuse poole ja anda teada sellest soovist, et soovin vaktsineerimist läbi viia ja samas võiks ühtlasi valida ka perearsti endale. Mis puudutab nüüd inimesi, kes viibivad Eestis pikemalt ja kes ei pruugi olla ka Eesti kodanikud, siis samamoodi kehtib nende puhul see, et nad pöörduvad siis lähima perearsti keskuse poole ja saab selle vaktsineerimise läbi viia, juhul kui nad on siin pikemalt olnud ja jäänud siia kinni. Samamoodi nendel ei ole ei ravikindlustust ega ka perearsti Eestis. Ja mis puudutab nüüd neid inimesi, ma kordaks ka selle üle, kes siis viibivad, näiteks vanemad inimesed, kes täna viibivad maapiirkondades ja näiteks nende perearst on Tallinnas, siis palun võtke ühendus sealse perearstiga, kelle juures te olete ja leppige kokku see vaktsineerimise aeg, et kindlasti ei ole vaja sellepärast võtta pikka sõitu ette. Suur tänu. Doktor Karmen Joller soovib vist ka täiendada veel. Ja ma täiendan seda, et inimesed, kellel on perearst olemas, et nende inimestega me võtame ise ühendust. Meil on olemas info ka ravikindlustamata inimeste kohta. Et me võtame ühendust siis sellel õigel ajal, et millal see vaktsineerimise aeg kätte jõuab. Aitäh. Ja liigume nüüd edasi küsimuste juurde saalist, et kui on küsimusi, siis palun küsige läbi mikrofoni, öelge oma nimi ja väljaanne ja ka see, kellele küsimus on suunatud. Vahur Korits Eesti Päevalehest, ma isegi ei tea, kes oskaks öelda, aga kuna Eestis on vaktsineeritud juba natuke rohkem kui 6 aega ja mõned grupid, näiteks tervishoiutöötajad peaks olema juba üsna hästi ära vaktsineeritud, siis kas on ka näha, et näiteks juba vaktsineeritud gruppides või näiteks juba vaktsiini kätte saanud nendes hooldekodudes on haigestumus langenud? Praegu aitäh küsimuse eest, et see aeg on ikkagi olnud liiga lühike, et saaks praegu öelda, et haigestumus on langenud, küll aga üldised numbrid tänasel hetkel Eestis ju näitavad seda, et juurdekasv on pidurdunud või platoole jõudnud, et kas see nüüd on... Et seda uurimust on liiga vara veel täna öelda. Nii palju vastaks, et lihtsalt tulenevalt enda vestlustest haiglajuhtidega, siis loomulikult haiglakeskkonnas ja küllap perearstide poolt võib Karmen öelda, et on see kindlustunne oluliselt paranenud, ehk et vahepeal oli väga palju probleemiks mitte ilmtingimata arstide või õdede või tervishoiutöötajate haigestumine, vaid ka eneseisolatsiooni kohustus ja muu taoline. Siis nüüd, kus esiteks vaktsineerimine aitab ära hoida tõsisemaid haigestumisi, tõenäoliselt täpselt andmed selle õhtu puuduvad ka nakatamisi ja vastavalt valitsuse nüüd kehtestatud korrale on niimoodi, et vaktsineeritud inimene on 6 kuuks vabastuse saanud eneseisolatsiooni kohustusest välismaalt saabudes kui ka lähikontaktsena, siis see loomulikult aitab tagada just sellist haiglate normaalset töörütmi, töörutiini, et kui seal peaks ka toimuma mingisugused nakatumised, peaks tekkima seal mõni patsient, kes tuleb kas EMO-sse sisse muul viisil, kelle puhul see viirus positiivsus tuvastatakse hiljem, et ei teki olukorda, kus tuleb kümnete kaupa jätta siis haigla töötajatel koju eneseisolatsiooni, mida on näinud nii Kuressaare haigla puhul, Tallinna haiglate puhul, Tartus, Narvas, ehk väga mitmel pool on see olnud probleemiks tegelikult, et ilmtingimata polegi haigestunud tarv nii suur tervishoiutöötajate seas, vaid just lähikontaktsete eneseisolatsionis olevate inimeste arv suur. Ja teatavasti haiglatöötajad, täpselt nagu hooldekodutöötajad, ei saanud nii kergesti ühe päevaga asendada, ehk et see eeldab ikkagi väljaõpet, see eeldab tervisevaldkonna puhul väga kõrget pädevust. Nii et selle toimepidevuse vaates loomulikult see vaktsineerimise tase, mis nüüd on saavutatud terviseasutustes ja järk-järgult hoolekondaasutustes tagab sellise toimepidevuse ja asutustele oluliselt normaalsema töö võrreldes selle kriisi võib-olla epitsentriga.
ma vastaks ka natuke, et tegelikult kui ma vaatan nüüd arstina, siis epidemioloogilisest seisukohast ei saa praegu hinnata seda, sest et meditsiiniasutused on hajusalt üle Eesti laiali ja meedikud suhtlevad ju ka kõikide teiste inimestega. Et siin hetkel on lihtsalt need numbrid need suhted on liiga väikesed, et hakata ootama seda haigestumuse langust. Aga ma usun, et ühel päeval see tuleb, aga siin on oluline ikkagi see, et mitte ainult meedikud ei ole vaktsineeritud, vaid ka kogu elanikkond ja kellega nad suhtlevad. Kas on veel küsimusi? Kui mitte, siis võime jätkata intervjuudega foyees, aga palun teeme seda hajutatult. Püsige terved!